Tervitus Viljandist Vikatimeistri stuudiost ja mul on sulle hea meel teada anda, et otse Slovakkiast Rosutekist on kohale jõudnud Rosuteki luisud. Ja need on tõesti erilised luisud, need on kultuslikud luisud, need on ülituntud terituskivid teatud piirkondades. Ja need luisud on siis toodetud Slovakkias, perekond neid toodab põlve otsas, väikses mahus, tõeline nišitoode. Ja need luisud on niivõrd peened, nende luiskude jämedus krittides on 6000 kuni 8000. Need luisud on väga populaarsed ja ülihästi sobivad ka nugade, kirveste, peitlite teritamiseks ja valikus on ka sellised kandilised luisud, mis ongi eelkõige mõeldud erinevate tööriistade terituseks. Ja minult juba on neid luiske ostetud peitlite teritamiseks. Minul oli ausalt öeldes esimene mõte, et kas nii siledate luiskudega üldse on mõtet vikatit teritada, sest nad on niivõrd peened, teralised. Ma kindlasti soovin pakkuda neid tooteid, mida ma olen ise katsetanud ja mis töötavad. Ja need Rosuteki luisku ma nüüd olen katsetanud ja alles hiljuti ma tegelikult luiskasin selle Rosuteki luisuga oma vikatit plaani heinaniitmisvõistlusel. Ja need luisud sobivad ideaalselt, kui sul on üliõhukeseks pinnitud tera. See luisk ühe korra üle käies, sa võib-olla ei tunnegi, et ta su vikatit teritaks, kui sa selle vikati uuesti vastu heina paned, siis sa tunned, et Rosuteki luisk on oma töö teinud. Ja mis on peene teralise luisu eelis on see, et see säästab su õhukeseks pinnitud tera. Su tera kestab ja kestab. Ja alles siis lõppude lõpuks võtad jämedama luisu, et siis seda kulunud tera veel enne pinnimist teritada. Kuid kui sa alustaksid kohe jämeda luisuga, siis sinu õhukeseks pinnitud tera kestaks palju vähem. Ja see Rosuteki luisk vaatamata sellele, et ta on ülimalt peene, haagib seda vikati terametalli üli hästi. Sa kohe tunned, et ta lõikab. Nii et julgen soovitada sulle vikati luiskamiseks, kui sa oled juba kogenud, edasi jõudnud ja suudad oma vikati ilusti hästi õhukeseks pinnida, niidad pehmemat heina, mitte kõvat puitunud võsa, siis Rosuteki luisud on ideaalne viis viia oma vikati niitmine ja luiskamine kõrgemale tasemele. Ja loomulikult minul saab kasutusse ka kindlasti üks kandiline luisk, millega ma hakkan luiskama oma puidutöö vestmisnugasid, liimeistreid ja peitleid. Nii et tänan vaatamast ja küsimuste korral kirjuta mulle, helista mulle, tule Vikatimeistri stuudiosse vaatama, proovima ja tule Vikatimeistri veebilehele